See on puuritud Antarktika kuppel B-st umbes 500 meetri sügavuselt. Kogu puuraugu sügavus oli üle kilomeetri. Ja siit on võetud siis proovid, lõigatud ära üks serv ja sellest on tehtud isotoopanalüüs, kus me vaatasime siis kliimamuutust holotseeni ja pleistotseeni piiril. Edasi nüüd toimub see jääkern, jäätükid lõigatakse, sulatatakse ära ja pudelit viiakse siis laborisse, kus toimub isotoopanalüüs. Kuidas see jää siia satub Eestisse? Selle jää, see on Nõukogude Liidu Antarktika ekspeditsioon, milles osales ka üks meie laboritöötaja Margus Toots. Ja puurimine toimus 87. aastal. Enamik puurkerni töödeldi koha peal ja võeti proovid ära ja siis osa säilitati Prantsusmaal Grenobles ja osa säilitati siis Tallinnas külmhoones. Aga põhimõtteliselt on Eestis selle külmlaborites kerni töötlemisega siiski suured raskused, nii et me käime proove või kerniga töötamine toimub tänapäeval põhiliselt Skandinaavia külmlaborites ja meil siin toimub siis analüüs. Me toome laborisse proovid veena. Mis see töötemperatuur Skandinaavia laborites on? Selleks, et see kern ei muutuks, nagu nii, kui kern puuritakse, on ta ilus ümarik. Nüüd siit on lõigatud ära üks segment, aga sellegi poolest on näha, et kern on selle rohkem kui 20 aasta jooksul on ta deformeerunud, see tähendab, nagu ta on plastiline ja voolab. Ja kerni hoitakse selleks, et see kern võimalikult hästi säiliks, hoitakse teda -20 kraadi juures, aga sellegi poolest kern jää ei säilita oma kuju. Kui me hoiaks teda 0 kraadi juures, siis difusioon rikuks kogu selle info, mis selles jääs on. Aga need laborid töötavad siis mis temperatuuri juures? Kern hoitakse -20 kraadi juures ja proovid võetakse ka -20 kraadi juures. Ja edasi juba siis viiakse laborist välja, kus analüüsid toimuvad siis vastavalt sellele, kuidas ikkagi normaalsel temperatuuril, aga kerni puhastamine, proovide võtmine on -20 kraadi juures. Kuidas need tükid kätte saavad, selles mõttes saavad? Tükid saadakse, lõigatakse lintsaega, see ümarik kern. Siit on ka näha, et on lintsaega lõigatakse see üks segment küljest ära. Ja kui me isotoopanalüüsi jaoks võtame, siis me lõikame välimise külje ka ära, mis on ei ole puhas ja siis selle keskmise osa sulatame, paneme purkidesse, sulatame ära. Kui on keemiaanalüüs, mis on rohkem tundlik igasugu saastamise suhtes, siis kasutatakse ainult keskmist osa ja selle puhastamine on väga suur töö.